Tere kõigile, mina olen Kadri Seeter Palgainfoagentuurist ja tegeleme palkade analüüsimisega nüüd juba üle 10 aasta. Ja räägin teile täna siis sellest, et millised on palgatasemed. Meil on andmeallikad, millest need palganumbrid tulevad, on siis kaks sellist suurt gruppi. Üks on Statistikaamet ja Töötamise Registri ja Maksu- ja Tolliameti andmed. Et meil on Statistikaametiga koostööleping, nii et sealt me saame siis väga põhjaliku andmestiku erinevate taustaandmete järgi, kuidas erinevatel ametitel töötasud parasjagu on. Et viimased andmed on praegu 4. kvartal. Ja siis kogume me ise ka andmeid, meil on sellised suured töötajate ja tööandjate küsitlused, praegu on käimas tööandjate küsitlus ja kohe on algamas töötajate oma, et kes soovib, saab seal osaleda, et sa ei pea kindlasti töötama selleks ja saate siis vastu, seal on meil hulgaliselt soodustusi, siis ka igasugused auhinnad, palgainfot saab väga soodsalt ja ka tasuta, nii et meie kodulehelt palgainfo.ee saate sealt siis ka osalejaks registreeruda ja järgmine nädal juba vastata. Aga täna ma siis räägin sellest, et milline on IKT erialade tööturg, millised on töötasud, palgaootused ja räägin ka tööga rahulolust, sest ma arvan, et palga kõrval on see ka üks väga oluline tegur, kui me räägime edukusest tööturul. Sellist tööjõuvajaduse prognoosi tehakse Kutsekoja juures, seal on selline OSKA programm ja nemad siis prognoosivad ka seda, et kui palju IKT inimesi meil võiks olla lähiajal vaja. Ja siit on näha, et need prognoosid on üsna hästi paika pidanud, 2021 oli selline põhjalikum uuring ja seal siis ennustati IKT spetsialistide vajaduse ja hõive kasvu ja siit on näha, et siis tegelikult see ka on väga hästi paika pidanud, et 2024 nad tegid uue ülevaate, et kas need ennustused peavad paika ja on paika pidanud küll, et tõepoolest siis töötamise registris ka üle 34 000 IKT inimese on ja nemad ka prognoosisid enam-vähem sama suurusjärku. Ja ka 2027 siis ennustatakse, et see IKT inimeste arv kasvab, küsimus, kus nad muidugi tulevad, et kas nad tulevad meil siis enda inimeste seast, tulevad nad välismaalt, et siin ilmselt neid küsimusi on, et kui paljud inimesed üldse siis soovivad ja valivad selle eriala. Aga mida siin on veel välja toodud on, et süsteemide kavandamise ja arendamisega seotud tegevusalad, et seal on siis olnud kasv veidi kiirem ja sellised kasutajatoe spetsialistid, tehnikud seal on olnud veidi väiksem. Ja ennustatakse ka seda, et siis tehisintellekti areng lähiaastatel ilmselt suurendab just vajadust selliste kogenud arendajate ja väga erudeeritud arendajate järele ja pigem vähendab siis noorem arendajate vajadust. Ja siin on ka viide, et kes tahab põhjalikumalt vaadata, siis saab sealt lugeda, mida siis veel ennustatakse. Kui me vaatame nüüd Euroopa pilti, need on 2023 andmed, kui tehti siis ülevaade sellest, et kui palju üldse IT-inimesed moodustavad kogu hõivest. Te näete, siin Eesti on nende riikide seas, kus IT-inimeste osakaal kogu hõivatutest on üsna kõrge, seal kuskil 5% ringis. Aga kui me vaatame siia kõrvale, et kuidas siis haridustasemetega riikide lõikes jagunemine on, et siis on Eesti siin üsna keskmisel tasemel, et on ka siis umbes 2/3 on kõrgharidusega ja ülejäänud mitte, kes IT-valdkonnas töötavad. Ja et see erial on rohkem kui meeste poole kaldu, et enamik siis Euroopa Liidu riikides, kes IKT spetsialistina töötasid, olid meesterahvad ja alla 20% naisi. Et sellised need numbrid on ja see kasv, nagu te näete, on ka siin olnud ikkagi päris kiire võrreldes ülejäänud hõive kasvuga Euroopa riikides. Kui nüüd rääkida värbamisturust, siis meil on hea koostööpartner CV Keskus, kellega me küsitlusi läbi viime ja kui eelmine aasta oli näha, et tööandjate värbamise aktiivsus oli pigem tagasihoidlik ja selle üks kindlasti põhjus oli ka see, et mitmetes valdkondades, kus oli koondamisi, seal hakkasid inimesed ise ennast tööle pakkuma ja oli ka tuttavate kaudu värbamist.
aga selle aasta alguses ütlesid nad küll, et on nüüd näha, et on natukene elavnemist, jälle otsitakse inimesi ja see kandideerimise aktiivsus on jätkuvalt suur, et kui te näete, siis ühele ametikohale kandideerib keskmiselt 100 inimest, et kujutate ette siis tööandja vaatenurgast, see on päris paras ports. Erialaste valdkondade lõikes on see erinev, eelmine aasta oli neid kandideerijaid veelgi enam, sest töökuulutusi lihtsalt oli vähem. Aga kui vaadata erialaste valdkondade järgi, siis on siin mõndadel on ka üle 100 kandideerija, näiteks assisteerimine, siis infotehnoloogias on CV Keskuse statistika järgi siis 30 kandidaati kohale. Ja muidugi küsimus on siis see, et kas, keda siis eelistab tööandja, kas seal on kõrghariduse nõuded, kas seal on kraadinõue, et kes siis on konkurentsivõimelisem. Siis palkadest ka. Et just siin ka enne seminari, et Jaanika Jauste küsis, et kuidas siis nüüd erasektoris palkadega on praegu ja nagu te näete, siis need erinevused on ikkagi väga suured. Siin on välja võetud IKT eriala siis erinevad ametid 8-kohalise koodiga, et kes palgavõrdlust tahab põhjalikumalt teha, siis oleks oluline aru saada ametite klassifikaatorist. 8-kohaline kood on siis see, millega ameteid töötamise registris registreeritakse. Aga seal, ütleme, ta on hierarhiline, nii et näiteks siin see 1330 algava koodiga, need on IKT juhid ja nende kohta saab siis sellise grupi infot ka palgarakendusest Statistikaametist. Üsna hea ülevaate ja ajalises perspektiivis kui ka palgajaotuse osas saab selliselt välja võtta, aga samas seal tõesti selle grupi sees võivad olla ka üsna suured erinevused, et siit on näha esimesed 3 ametit on siis, ongi juhid IKT erialal ja siin näiteks tarkvara arendusjuht, et seal on see mediaan on ikkagi märksa kõrgem kui mujal liigitamata IKT juhtide puhul, kes saavad siis 4800 eurot brutotöötasu 4. kvartalis ja tarkvara arendusjuhid 5704 eurot, et päris suur erinevus. Ja need erinevused muidugi võivad sõltuda väga erinevatest asjadest. Ma näitan kiirelt ühte kirjut pilti, et lihtsalt silmad ette mõelda, et kuhu kohta see haridus liigitub, kui me vaatame kogu töötasu, mis on põhitöötasu, lisatöötasud, tulemustasud, muud tasud, siis haridus on see, mis on siin tööturu tasemel, kui me räägime töötaja väärtusest turul, et milline on tema eriala, milline on siis ka haridustase, aga sinna juurde oskused, teadmised ja milline on siis nõudlus tööturul parasjagu sellise eriala vastu, et see mõjutab ka põhitöötasu taset. Aga kõik muud tegurid veel tulevad siia juurde, et organisatsiooni võimalused, tööväärtuse organisatsioonis, mis võib mõjutada, kas ta on põhifunktsioon, tugifunktsioon ja samamoodi ka siis juba see konkreetne töö, et millised on seal tulemused ja milline on töökorraldus. Nii et haridus on kindlasti üks komponent, mis töötasu suurust mõjutab, aga neid teisi tegureid on ka üsna palju. Ja kui ma võtsin välja siit nende samade IKT juhtide töötasu, et kuidas ta on ajas muutunud ja kui suured on need erinevused, see alumine joon näitab seda piiri, kust 10% töötajatest teenib vähem ja see ülemine tumesinine joon näitab seda, kust 10% teenivad rohkem. Ja keskmine on siis mediaan, pooled teenivad rohkem, pooled vähem. Nii et need käärid on selle ühe ameti sees ka väga suured. Üks põhjus selleks on see, et töötajate arv on organisatsioonides erinev ja meil on üsna palju turul ka selliseid ettevõtteid, kus ongi ainult üks inimene. On ise endale tööandjad, kes võib-olla nii helded palgaga ei ole, ja on suuremad ettevõtted, kus need palgatasemed on ikkagi märksa kõrgemad. Ja samamoodi siis mõjutab palgataset ka see, et millisel tegevusalal see amet toimetab või töötaja toimetab, et kas meil on siin näiteks finantskindlustustegevus, kus ongi palgatasemed on kõrgemad ja seal on ka siis nende samade IKT juhtide töötasud kõrgemad. Ja sama pilt siis ka tarkvara arendajate osas, et ka siis, et kui suured on käärid, eks ole, 2220 kuni üle 7000 on need, siis kuhu vahele jäävad
siis, mis ta siis on 80% töötajate töötasud ja mediaan siis siin keskel üle 4000. Ja jällegi väiksemates ettevõtetes ei ole see palgatase nii kõrge, kui me vaatame mediaani, ja tegevusalade lõikes on siin siis erinevused üsna suured, 3. kohal näiteks on avalik haldus, kus ongi tavaliselt need palgakäärid on väiksemad. Et ütleme, et erasektoris võib siis märksa vähem teenida, aga ka märksa rohkem, et see on see peamine erinevus. Aga kui me nüüd vaatame veel haridustasemete lõikes, et kas siis kõrgema haridustase annab ka kõrgema palga, siis võib seda niimoodi öelda küll. Siin on haridussilm, on selline lehekülg, sealt on võimalik ise ka igasuguseid erinevaid päringuid teha, tabeleid alla laadida ja siin on nüüd toodud siis brutotöötasu haridustasemete järgi ja on näha, et mida kõrgem on haridustase, seda kõrgem on ka see keskmise palganumber, kuni siis kutsehariduseni välja. Samamoodi on oluline see, et mis on see õppesuund, mida on õpitud. Ja siit on näha seda, et reaalainetega seotud õppesuunad kõik ei mahu siia graafikule ära, kogu see humanitaaria sabaots siis, aga jah, et reaalainetega seotud lõpetajad tavaliselt teenivad rohkem. Ja kui seda sealt vaadata, siis muidugi peab vaatama ka hõivenumbreid, sest et üks asi on see, et palganumber on kõrge, aga kas sellel erialal on ka tööd pakkuda, tööd leida, et kui paljud leiavad rakendust, et see on teine oluline pool. Haridussilmast saab vaadata ka koolide järgi ja IKT siis alal lõpetanute töötasud on siin toodud jälle ja näha on, et siit et Tallinna Tehnikaülikool siis IKT alal on siin esimeste seas, et kus rohkem teenitakse. Aga veel haridustasemetest, kuna siin lähteülesanne selline oli, et kuidas siis ikkagi tasemeharidus mõjutab töötasu suurust. Siin on välja võetud mediaan töötasud nüüd, kui pooled saavad rohkem, pooled vähem vanuserühmade järgi, sest kui me räägime haridustasemest, me ei saa mööda minna vanuserühmast, sest et oleneb ju sellest, et millal lõpetati ja ka see, et mis siis kool lõpetati, kui palju on töökogemust, et noorematel on seda vähem ja selle võrra ei ole ka see palganumber nii suur. Nii et siit on siis näha, et tõepoolest doktorikraadiga teenivad veidi rohkem kõikides vanuserühmades ja siis magister ja bakalaureuse tase tulevad sinna järgi. Aga tasub vaadata ka seda, et kuidas jagunevad siis need töötajate arvud, kui palju on mingis vanusegrupis magistrikraadiga inimesi, ehk siis, et kui te tööle kandideerite, et kellega te konkureerite. Ja mida vanus on siin kõrgem või suurem, seda rohkem on ka seal siis magistrikraadiga inimesi. Ja veel, et hästi kirjuks pilt ajada segaseks, et numbreid oleks võimalikult palju, siis siin on võrreldud nüüd magistrikraadiga IKT tippspetsialiste ja bakalaureuse kraadiga IKT tippspetsialiste. Ja need palgakäärid on siis jällegi nii, et keskel on mediaan ja äärtes on need otsad, kus siis 10% saab rohkem või 10% vähem. Ja iseenesest, et ju erinevused nüüd nii väga suured ei ole, kuigi ikkagi seal mingisugune selline 100, 200, 300 eurone on, pluss on see, et tipud teenivad siis rohkem. Rahvusvahelist võrdlust, kes tahab ise uurida, on Eurostatil on selline lehekülg, kus ongi siis palgakalkulaator, kus erinevate taustatunnuste järgi saab välja võtta erinevates riikides siis selliseid andmeid, et ametite järgi jällegi peaks orienteeruma veidi selles klassifikaatoris ja et siin on siis joonistatud välja magistri doktorikraadiga tarkvaraarendajad ja siis bakalaureuse või siis kõrgema kutseharidusega töötajad Soomes ja palgaerinevust, siin on jälle brutotöötasu võrreldud, et siin on palgaerinevus päris suur, 5439 eurot ja 4717 eurot on siis need numbrid, mida see kalkulaator annab. Et see on töötasu uuringu baasil, milles Eesti Statistikaamet ka samamoodi osaleb. Aga kui nüüd rääkida veel palgaootustest, me oma suurtes küsitlustes küsime inimestelt nende töötasu suurust ja siis ka seda, et kui
suurt töötasu nad ootaksid oma praegusel ametikohal ja töökoha vahetamisel. Siin on praegusel ametikohal näidatud siis 2 aastat, 2004, 2003, ja tavaliselt see erinevus selline 500-600 eurot on tegeliku ja unistuste palga vahel, et siin on siis netotöötasu toodud. Ja ta on nüüd, palgaootus on veidi kasvanud, selle taga on, mida me näeme turul tervikuna, on ikkagi toimetulek ja et hindade tõus on seda toimetulekut kehvemaks muutnud, ütleme, et inimesed tulevad toime, aga see toimetulek ei ole samaväärne, mis ta oli aasta tagasi või 2 aastat tagasi, ja see surub ka palgaootust ülespoole. Rahulolu palgaga, üks väga oluline tegur, mis tegelikult kogu töö heaolu mõjutab, et kui me näeme, et praegu samamoodi siis nagu toimetulek on kehvemaks muutunud, siis on ka rahulolematus palgaga kasvanud ja see aktiveerib inimesi tööturul. Aga IKT valdkonnas on ikkagi suurem osa töötajatest, just tippspetsialistidest oma töötasuga rahul, võrreldes siin teiste valdkondade tippspetsialistide ja keskastme spetsialistidega, kellest paljud ka ei ole rahul. Muidugi see sõltub, eks ole, palga suurusest, samamoodi sellest, et kas tasustamist tajutakse õiglasena nii siis võrreldes organisatsiooni sees või ka turul. Ja rahulolu töötasuga, ta on seotud rahuloluga üldse eluga tervikuna ja ma arvan, et see on nagu üks selline isegi olulisem asi kui see, et kas me oleme nüüd saame nüüd 4000, 5000, 6000 eurot, aga kas me oleme oma eluga rahul ja magistrikraadiga või üldse kõrgema haridustasemega töötajad on siis meie küsitluste tulemuste põhjal ikkagi keskmiselt oma eluga rohkem rahul. Ja siin tavaliselt meil osaleb seal, ütleme, kuskil mingi 7000, 8000 inimest, nii et see on üsna suur seltskond, kelle hinnangud siin on ära toodud. Ja samamoodi tööeluga on praegu rahulolu kõikidel haridustasemetel vähenenud veidi ja ma ütlen veel kord, et selle taga on palkade aeglasem siis tõus, kui siin ei tule hinnatõusule palgad järgi, et kõikidel haridustasemetel on ta siin välja arvatud kutseharidus pärast põhikooli on tööeluga rahulolu veidi vähenenud, aga ikkagi kõrgema haridustasemega inimesed on rohkem oma tööeluga ka rahul. Ja IKT inimesed on veel eriti rahul. Nii et selles suhtes ilmselt on midagi seal õigeid valikuid tehtud. Ja ma võtaks selle kokku nii, et kui me räägime edukusest tööturul, siis kindlasti on olulised rahanumbrid ja karjäärivõimalused, aga ikkagi sellise heaolu ja rahulolu mulle tundub, et tagab eelkõige see, et kas inimesed on suutnud valida endale sobiva eriala ja elukutse, just nimelt selles suhtes, et mitte ameti, vaid elukutse. Kui me mõõdame seoseid tööga rahulolu ja emotsionaalse seotusega oma tööga, siis seal on väga tugevad seosed. Et kui inimesed on leidnud tõesti selle, mida nad tahavad teha, nad on leidnud ka selle sobiva organisatsiooni ja töökorralduse, mis toetab nende erialast arengut, seda, et neil on kogu aeg tööl huvitav, sisemine motivatsioon on toetatud ja ka pakutakse tõesti koolitusi ja sellist arenguvõimalust, et siis on õnnetunne suurem. Ja muidugi õiglane tasustamine ja toimetulek on see baaskomponent ka, et see võib kõik ära rikkuda, kui see on paigast ära. Nii et minu poolt on sellega kõik ja ma loodan, et kõik saavad endale sobiva töö ja suurepärase palga. Nii, suur tänu Kadrile. Kas on küsimusi publikust? Jah, mina küsin. Kui selles mõttes, kui nagu noorte peale nagu siin ja ma ei tea, selles mõttes ka ütleme, kes hakkavad alles valima oma eriala, et kui siin eelmisel aastal oli selline diskussioon ühiskonnas, et umbes, et väga raske on nüüd tööle saada ja praktikale ei saa, on ju, et kas IKT on endiselt hea valik? Ma arvan, et see, mis meeldib, on hea valik. Sest et ma olen tükk aega olnud seda meelt, et jah, peaks ka palganumbrit vaatama, aga mida aeg edasi, seda enam mulle tundub, et
igal pool saab hästi teenida, kui see sobib inimesele ja see on tõesti talle, tema isiksuse omadustega sobib, tema väärtustega sobib ja siis on see seletamatu mingi X asi, eks ole, mille pärast ühele meeldib üks raamat, teisele teine raamat, ühele meeldib kududa, teisele meeldib kokata, et kui leida see asi, mis endale meeldib, siis ma arvan, et igal pool saab nagu hästi teenida. IKT on kindlasti jätkuvalt, ta on igas valdkonnas sees, me just tegime Kutsekojast Urve Metsaga karjäärinõustajatele sellist paaris loengut ja arutasime seal, et kuivõrd keeruline on üldse tänasel päeval öelda, et mis tegevusalaga ettevõte tegeleb, et meil on põllumajanduses on juba, kõik juhitakse arvutist, traktorist enam ei ole, et me ei oskagi enam öelda, et mis tegevusala on, et kas see on nüüd selline tavapärane või on igal pool ju IKT, igal pool on robotid, et selles mõttes jõuab igale poole. Aga ütleme niimoodi, et kui nüüd siin tehisintellekt teeb väga suurt sellist võidukäiku ja et kas AI võtab töökohad ära? No ilmselt ta mingid ikka võtab sellised, aga ma arvan, et ega inimene ei peagi nüridat tööd tegema ju, et ikkagi järjest enam on ju rõhk on sellel inimese eripäral või unikaalsusel. AI võtab sellest paljuski, mis on olemas, ta midagi loob juurde, aga sinna on ikkagi inimmõistust ja teravat mõistust juurde vaja. Et nagu siin Oska prognooski oli, et sellised võib-olla noorem arendajad, et selle töö saab ära teha, aga ikkagi neid, kes koordineerivad, välja mõtlevad, kõike seda juhivad, on selle võrra siis rohkem vaja. Ja võib-olla üldse me saame tänu IKT-sektorile enamus puhkusele minna pikale. Jah, puhkus meile meeldib. Jah, just nii, aga veel kord üks aplaus Kadri Seederile.